tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase sisse, et kui ma hakkan siin jutustama, siis ma võib-olla ei näe, et inimesi sisse lasta. Ja ma arvan küll, et kuna siin juba päris palju rahvast on kokku tulnud, siis hakkab. Ja siis, kui veel inimesi liitub, siis ka ise ole hea, palun ja lase
siis on näha, et te tegelikult nii väga ei taha just seda kohta ja siis neil ei olegi põhjust teid valida, vaid nad pigem valivad kellegi, kes tõesti väljendab oma avalduses, et nad just seda kohta väga tahaksid ja nad tunnevad, et see on nende jaoks see täpselt õige. Nii et tehke põhjalikku uuringut ja kui te valite mingi koha, kuhu kandideerida, siis tõesti võtke selle jaoks aega ja keskenduge, et te just sinna ka väga hea kandidatuuri koostaksite ja põhjaliku. Siis järgmiseks CV. Tehke oma CV huvitavaks. Ja te võite mõelda, et kuidas ma seda saan teha, kui ma olen tudeng ja mul ei ole mingit töökogemust ja mul ongi ainult, ma ei tea, 2 rida, eks ju, sealt CV-s, siis tegelikult see ongi okei, sest et enamus tudengitel ei olegi palju mingit töökogemust ja ettevõtted ei ootagi noortelt mingit 10 erinevat töökohta, vaid just oluline on siis ka oma CV-s näidata kõike muud, mis te teinud olete. Igasugune vabatahtlik töö või tudengiseltsides osalemine või ürituste korraldamine või huvialad, mis teil on või mingid võistlused, kus te olete käinud. Kõik sellised asjad on tegelikult head panna oma CV-sse, et te näidategi, et mis inimene te olete, mis on need asjad, mis teil panevad silmad särama, millega teile meeldib tegeleda. Ja just ka seda on nagu väga hea värbajatel näha ja lugeda. Või siis võrrelda sellega, et kui saadab mõni inimene endale CV, et tal ei ole töökogemust, ta õpib punkt, siis see CV ei ütle tegelikult selle inimese kohta mitte midagi ja siis ka seda inimest ilmselt praktikale ei valita. Ja selle CV koostamiseks ma tegelikult nagu soovitaksingi teil istuda maha tühja paberiga ja panna kirja nagu kõik ägedad asjad, mis te olete oma elus teinud, näiteks 2019 suvel, ma ei tea, osalesin sellel asjal, aitasin korraldada, mis iganes. Panete need kirja ja siis vaatate, et mis on sellised asjad, mis saavad teid nagu heast küljest näidata. Ja siis saategi nad oma CV-sse panna ja kindlasti ka juurde kirjutada, et mida kasulikku see kogemus sulle andis. Et niisama selle kogemuse kirja panemine nagu väga midagi ei aita, aga kui te just kirjutate juurde, näiteks see andis mulle, ma ei tea, parandas mu esinemist oskust või andis head mingid organisatoorsed oskused, et mingid suuri inimeste gruppi juhtida või mingit paljude kaaskorraldajatega suhelda või mis iganes, et mõelge, et mida need kogemused on teile andnud. Ja loomulikult on ka oluline, on hea, kui teie CV on ka pilku püüdav. Ehk siis näiteks siin on näidis minu CV-st eelmine aasta, kui ma kandideerisin praktikale. Ja ta ei olegi selline lihtsalt mustvalge Times New Roman, vaid ta on nagu hoopis teistsugune. Ja kui te mõtlete selle peale, et siis kui värbajate laua pealt käib läbi nagu 10 ja 100 avaldusi, siis tegelikult on väga kasulik, kui teie avaldus on nagu mingi disainiga, teie CV, et see jääb silma. Ja pärast nagu värbaja mäletabki, et tema oli see, kellel oli nagu visuaalselt jääb meelde. Et vot sellise mingi põnev CV, mis jäi meelde. Versus nagu mustvalged võivad vajuda kõik selliseks ühtlaseks massiks. Et internetis on olemas igasuguseid erinevaid tööriistu, kus saab oma CV-d disainida, et ei pea seda nagu nullist tegema, vaid saategi mingis keskkonnas täita ära selle sisu. Et minu meelest see on niisugune väga kasulik nipp. Ja siis järgmiseks LinkedIn. Väga oluline tänapäeval. Mul on taas teile küsimus. Võite mulle Teamsis tõsta jälle käsi, et kui paljud teist kasutavad LinkedIni vähemalt paar korda nädalas. Pange käed püsti. Päris palju. Okei. Ehk siis meil on siin seminaris praegu üle 100 inimese ja tuli umbes 21 kätt, jah, ehk siis umbes 5% inimestest kasutab LinkedIni igapäevaselt, aga ideaalselt see number võikski olla meil praegu siin 100. Ja miks? Sellepärast, et tänapäeval töömaailmas inimesed kasutavad LinkedIni nagu mega palju. Ja see on midagi, millest mina tudengina üldse aru ei saanud, et milleks see LinkedIn üldse võib-olla nii vajalik on ja et mida seal nagu teha. Aga tegelikkus on see, et kui keegi kandideerib tööle,
või praktikale, siis värbajad enamasti ka otsivad üles ta LinkedIn konto. Esiteks vaatad, kas see üldse on olemas ja siis vaatad, mis sisu seal on. Ehk siis ma kindlasti soovitaksin teil kõigil luua endale LinkedIn konto ja ka mitte jätta seda tühjaks kontoks, vaid päriselt luua sinna seda sisu ja ehitada oma konto üles. Et alustuseks muidugi on hea, kui teil on olemas see baasinfo, et mis ülikoolis sa käid, kas sa oled kuskil tööl käinud, kas sul on mingid keeleoskused, mingid sertifikaadid. Mida te näete ka siin minu sellest screenshotist, et kiirelt üleval on kirjas, et millega ma tegelen ja siis, et palju mul neid connection'id on ja kus ma töötan ja õpin. Väga hea on ka, kui te kasvatate oma seda võrgustikku, ehk siis loote palju connection'id, see on nagu Facebookis on sõprade lisamine. Et kui te niimoodi kasvatate oma võrgustikku, siis te ka näete oma selles LinkedIn'i feed'is igasuguseid erinevaid postitusi, mida siis teie teised, kas mingid sõbrad või töökaaslased on teinud ja nüüd minu jaoks LinkedIn juba sarnanebki nagu Facebookiga, et mul ongi seal nii palju postitusi, et ma saangi seal scrollida ja ma saan näha näiteks, mida teised inimesed SEB-s, mida põnevat nad on teinud. Et siin on üks näide ka. Et just paar nädalat tagasi meil hakkas üks uus programm, mis on finantstarkuse saadikute programm gümnaasiumites ja üks minu töökaaslane Merit, kes seda programmi juhib, oligi siis teinud postituse LinkedInis selle programmi kohta ja siis oligi minul hea võimalus seda edasi jagada ja siis selline oma sõnum juurde panna ja siis kõik, kes on minu võrgustikus, saavadki seda näha, et millega ma tegelen. Ja just see ongi nagu oluline, et teil mitte ei oleks ainult selline passiivne konto, vaid te üritaksite ka hakata neid mingeid postitusi tegema. Ja see alguses võib tunduda veits selline veider või nagu minule ka tundus veidi ebamugav, aga nüüd ma vaikselt tegelengi sellega, et võib-olla kui ma ei taha päris ise teha nullist postitust, siis ma näiteks saangi jagada edasi midagi, mis keegi teine on postitanud ja niimoodi mul tekibki see feed. Ja siis, kui keegi näiteks värbaja hakkaks vaatama, et kas mind praktikale võtta, siis ta kohe näekski, et milliseid igasuguseid huvitavaid asju ma olen teinud. Et ma kindlasti soovitan teil hakata oma LinkedIn'i ehitama. Näiteks selle sama koolisaadikute selle finantstarkuse programmiga me nüüd lasemegi nendel gümnasistidel oma LinkedIn'i ka vaikselt arendada. Ja ongi juba äge näha, kuidas mõned on hakanud postitusi tegema ja saavad nagu väga ägedat tagasisidet seal. Et just niimoodi vaikselt soovitan alustada ja need postitused ei pea olema kohe ka tööalased. Võivad ka olla näiteks kooliga seoses midagi, et näiteks täna selles mingis loengus või seminaris õppisin seda ja see on mulle väga kasulik teadmine selle pärast. Et võite uurida ja mõelda, et kuidas oma LinkedIn'i ehitada. Nii, kas kellegi on vahepeal mõni küsimus tekkinud? Võite julgelt panna mikrofoni sisse küsida. Mul on üks küsimus. Ja. Et firmale teha põhjalik taustauring tähendab siis mida või kuidas te ise tegite seda? Ma kohe räägin sellest. Et mul tulebki järgmine osa, tuleb motivatsioonikirjast räägin ja siis seal räägin veidi sellest taustauuringu osast ka, et mida mina tegin. Aitäh! Kas oleks võimalik korraks seda CV-d uuesti näha? Ikka. Nii, näed jah? Ja kui te huvitab, siis see keskkond, mida ma kasutasin selle tegemiseks, seda meil tegelikult soovitatigi Tartu Ülikoolis, see oli vist kickresume.com, ma võin selle chati ka kirjutada. Nii. Et seal saab täitsa tasuta teha konto endale ja valida erinevaid neid disaine CV jaoks. Ja Canva on ka väga mõnus keskkond. Liina praegu Liina meil ka SEB-st, kolleeg, pani soovituse ka chati. Ja kui teistel on ka mingeid soovitusi vahepeal või mingeid häid mõtteid, siis võite ka julgelt chatis jagada. Nii, mõni küsimus veel äkki?
Nii, kui vist ei ole, siis võimegi edasi minna. Ehk siis nagu ma juba korra mainisin, räägime motivatsioonikirjast. Et enamus praktikatele kandideerimisele mingil kujul tahetakse teilt motivatsioonikirja. Mõnikord seda kutsutakse lihtsalt mingi, et seleta, et miks sa tahad siia firmasse tulla või on motivatsioonikiri kuidagi jagatud nagu väikesteks juppideks, mis te peate ära täitma. Aga see põhimõte on üldiselt sama, et tegi peategi nagu oma sõnadega seletama, et miks just teie peaksite selle praktika saama, miks see koht teid huvitab ja kuidas nagu teie varasem tegevus või oskused lähevad sellega kokku, et mida seal praktikal võiks vaja minna. Ja siis minu esimene soovitus ongi just see, et pea silmas, et kuhu firmasse ja mis kohale sa kandideerid. Et siis millega see firma tegeleb ja mis see täpne positsioon on, mis sind huvitab. Et väga hea on nagu motivatsioonikirjas näha, et kandidaat on teinud eeltööd ja uurinud, et näiteks, et mis on selle firma väärtused, millega see firma tegeleb ja miks see valdkond sind huvitab. No, sest ausalt öeldes, kui te lihtsalt ütlete, et ma tahan praktikale saada ja kõik, siis tegelikult firma jaoks ei kõla nagu piisavalt, et miks võtta teid oma meeskonda tööle. Et te tegelikult saategi ju selle firma nagu tiimide hakata kõigiga koos töötama ja selle jaoks te peaksite jagama neid samu väärtusi ja huvisid, mida oodatakse ka teistelt töötajatelt. Et mida mina näiteks tegingi oli see, et ma läksin SEB kodulehel, vaatasin ringi, leidsin, et mis on nende firma põhiväärtused, mis nende jaoks on oluline, millega nad tegelevad ja vaatasingi, et lähebki kokku sellega, millesse mina nagu ka usun ja mis mulle meeldib. Ja siis ma saingi seda oma motivatsioonikirjas väljendada, et miks just nemad on see firma, kuhu ma tahaksin kandideerida. Ja kui siis see ettevõte loeb seda, et ta on juba uurinud, millega me tegeleme, ta teab meie väärtusi, ta nagu nõustub nendega, siis see kohe tundub, et sina oleksidki selline nagu hea sobivus siia ettevõttesse praktikale. Et kui võtaks väikse näite ka, et oletame, et te tahaksite ka suvepraktikale kandideerida SEB-sse ja te kirjutaksite motivatsioonikirja. Et siis mul on teile see menti väike ülesanne jälle, et mis on need märksõnad, mis teile seostuksid SEB-ga, kui te praegu niimoodi mõtlete. Ma üks hetk kohe panen selle uue küsimuse laivi. Nii. Ja võitegi kirjutada neid sõnu, mis teil pähe tuleb ja siis meil moodustub see sõnapilv. Et siis saame vaadata, et mida suuremaks üks sõna läheb, seda rohkem inimesed seda pakuvad. Tuleb huvitavaid mõtteid. Nii. Kohe jagan ka, siis te saate ka jälgida. Nii äge vaadata, kuidas nii kiirelt kasvab. Nii väga palju erinevaid sõnu juba, aga mõned on juba ka päris suured. Joonistuvad vaikselt välja. Just kõige suurem on raha. Jah, SEB on pank, eks ju. Raha siin liigub. Innovatsioon paistab ka välja. Väga äge. Täpselt see, mida ma tegelikult nagu lootsingi äkki näha. Et tõesti SEB innovatsiooniga on hakanud päris palju tegelema. Just viimased 5 aastat ja meil on innovatsioonikeskused ja see on väga oluline osa kogu organisatsiooni tegevusest, et ikka vaadata tulevikku ja mitte ainult paar päeva, vaid ka mitu aasta strateegiliselt mõelda ette, et kuhu pank peaks oma tulevikuga liikuma ja milliseid uusi meetodeid kasutusele võtta. Roheline ja SEB värvid on rohelised ja tegelikult lähebki see väga hästi kokku ka meie põhimõttega, et tahame olla jätkusuutlik pank ja toetada jätkusuutlikut ja nii-öelda rohelisemat maailma ja ka SEB tegutsemispõhimõtted on siis
sellega kooskõlas, et me ei toeta mingeid selliseid tegemisi või aktsioone, mis on nagu ka keskkonnale kahjulikud või nagu ei ole jätkusuutlikud ja on pigem vastupidi. Jah, nii finantsid ja on usaldusväärne, tore. Juht läheb, praktika, väga hea. Pangandus, ma vaatan mõnesid väiksemaid sõnusid ka, mis mul paistab. Arengu toetamine ja väga palju erinevaid programme, millega me toetame nii eraisikute kui ettevõtete arengut, nii väiksemaid kui väga suuri korporatsioone. Fintechid ja fintech on siis nagu financial technology. Seda on meil palju nii majasiseselt kui ka töötame väliselt erinevate fintechidega üle Euroopa, et uusi lahendusi oma klientidele pakkuda. Mis ma veel näen pidevalt pildil, väga hea. Ärikoolitused ja teeme palju erinevaid koolitusi, praegu need enamasti seminaridena, webinaridena ja on meil ka erinevaid materjale internetis olemas. Privaatpangandus ja kodulaen. Parim tööandja 2020. Vot, väga õige. Väga äge on see, et iga aasta siis CV Keskus valib aasta parimad tööandjad ja 2020 aasta lõpus siis SEB saigi selle tiitli, et meid valiti Eesti aasta parimaks tööandjaks, millega mina väga nõustun, olen õnnelik selle üle ja ma tean, et kogu meie tiim on väga rõõmsad, et me selle tunnustuse saime, sest me kõik tunneme, et kogu see seltskond ja siuke nagu töökoha keskkond või vibe on nagu väga mõnus, et igati väärt seda ja kindlasti ka siuke tore kollektiiv, millega liituda. Mis me veel siin näeme? Ägedad inimesed, nõustun täiesti, rahapesu kahtlused. Seda teemat ma pikalt ei hakka käsitlema, aga ma ütlen nii palju, et tegelikult on SEB-l on kõik täiesti okei või täpselt ütleme nii-öelda samamoodi kui teistel pankadel, et neid asi ei ole isegi nagu rahapesus, vaid asi on pigem sellises juriidilistes väikestes nõksukestes, millega väikeseid möödalaskmisi toimub kõikidel pankadel, aga kindlasti seda ei tehta meelega, vaid meil on nagu väga palju inimesi töös sellest, et ei toimuks rahapesu, et kui te teate selliseid väljendeid nagu KYC ja AML, mis on siis anti-money laundering ja know your client, siis need on sellised valdkonnad, kus SEB-s väga palju rõhku pannakse, et jälgida, et tõesti mitte mingeid selliseid kahtlasi asju ei läheks läbi. Ja tegelikult need on ka valdkonnad, kus minu teada võetakse ka praktikante, et kui teid tegelikult see valdkond huvitab, siis võitegi uurida, et meil see osakond on tõesti väga suur. Mõtku neid sõnu vaikselt ilmub juurde, aga neid on jube palju, et ma neid kõiki ei jõua läbi ilmselt vaadata. Õpilasfirmade sõbralik. Okei, võtame selle viimasena. Ja, et SEB on Ajujahi peasponsor. Ajujaht on siis Eesti suurim äriideede võistlus, kuhu siis saavadki nii õpilased kui ka nii-öelda vanemad inimesed esitada oma äriideed või sellised õpilasfirmad. Ja siis meie oleme seda üritust toetanud juba mitmeid aastaid ja rõõmuga panustame sellesse, et Eestis areneksid nii õpilasfirmad kui ka lihtsalt uued ägedad ettevõtted ja et neil oleks kõik need vajalikud vahendid ja toetused, et areneda. Okei, väga lahe, et tuli nii palju erinevaid sõnu. Ma isegi ei oodanud, et neid nii palju tuleb, aga väga cool näha. Et ma lähen siis tagasi oma slaidide juurde. Ja saamegi siis vaadata nüüd selle SEB näitel, et kui me nüüd nii palju juba teame sellest pangast, et mida me siis saamegi motivatsioonikirja kirjutada. Et kui ma nüüd võtaksin kokku oma selle eelneva jutu ja siis selle, mis me praegu Mentit tegime, siis ma ütlekski, et selle osas, et näidata, kuhu te tahate kandideerida, siis te võiksite siduda, et mis teid huvitab, millega see pank tegeleb ja mis on nagu see täpsem tööle, näiteks kui huvitab mingi fintech valdkond, siis võitegi uurida, et mida SEB on selles valdkonnas teinud ja mis teid huvitab ja siis panna selle sinna kokku, et miks te just sellel kohal praktikal tahaksite töötada. Sest selline lähenemine on palju parem
kui see, et te räägite lihtsalt niisugust ümmargust juttu, et jah, et ma tahaks saada töökogemust ja ma olen nagu tubli tudeng, et see tegelikult väga ei ütle midagi. Et mida rohkem te uurite ja mida rohkem te näitate, et te olete eeltööd teinud, seda motiveeritum kandidaat te tegelikult tundute. Nii. Jah, selle ma põhimõtteliselt rääkisin juba ära, aga jah, et oluline on ka rääkida loomulikult, et teil on nagu mingid kogemused, mis on head, et see näitab, et te olete kvalifitseeritud. Aga väga-väga oluline on ka see, et te näitaksite, et see praktikakoha saamine nagu päriselt paneks teil silmad särama, et te tõesti tahaksite seda. Sest et kui värbajad loevad väga-väga palju motivatsioonikirju, siis selle jaoks, et teie paistaksite silma, siis te peate näitama nagu sellist emotsiooni, et vau, et see inimene tundub nii äge ja ta on nii motiveeritud, et ta tõesti tahab seda praktika kohta saada, et me võikski selle talle anda. Versus, kui te kirjutate mingi sellise tuima teksti, et jah, tahan praktikale saada. Siis ei tekita väga mingit emotsiooni ja siis ta tegelikult ei jäägi meelde. Ja taas, kuna kandideerijaid on väga palju, siis just see meelde jäämine ja nagu silma paistmine on oluline ja see on ka see, mida mina tegin ja ma arvan, et see toimis, sest et praktikakoha ma ka sain. Aga siis viimaseks, mis võtabki kokku need eelmised mõtted motivatsioonikirja kohta, on see, et on väga oluline, et te päriselt võtaksite aega, et oma motivatsioonikiri koostada. Et ta tuleks selline hea ja läbimõeldud, sest et see paistab välja, kui teie kiri on niimoodi kokku visatud mingi paar tundi enne tähtaega, siis on näha, et te tegelikult ei võtnud piisavalt aega, et seda kirja koostada, et eeltööd teha, et nagu tõesti mõelda, et mida öelda, et paistaks välja, et just teie tahate nagu väga saada sellele praktika kohale. Mina siis soovitangi tegelikult teha kõigepealt kirja mustand valmis ja siis paar päeva hiljem tulla tagasi, vaadata seda mustandit uuesti ja siis teil võibki olla nagu juba täiesti teistsugune vaatenurk, et te näete, et mõni asi, mis te panite kirja, on nagu siuke ebavajalik või näiteks mõni lõik tegelikult üldse ei ütle, et miks just sina oled see parim kandidaat sinna kohale. Siis te võitegi need ära võtta. Või siis mõnest kohast te näete, et see on nagu hea mõte, seda võiks rõhutada, et ma kirjutangi siia veel juurde ja panen sellele rõhku, et nagu see on see minu tugev külg, mida ma tahan näidata. Ehk siis just see, et mitte te ei kirjuta nagu paari tunniga lihtsalt ära seda ja ongi valmis, vaid et te võtaksite rohkem aega, et see kiri saaks natuke vahepeal seedida, et te saaksitki seda natuke niimoodi muuta ja parandada, et ta tuleks selline hea. Ja mida rohkem aega te sellele panustate, seda parem ta ilmselt tuleb. Ja kui te tunnete, et näiteks teie võib-olla ei ole kõige parem kirjutaja, siis võtke oma sõbrad appi. Näiteks minul on väga palju sõpru ongi mulle saatnud oma motivatsioonikirjad nii praktikale kandideerimisel kui varasemalt ülikooli kandideerimisel. Nad teadsidki, et ma nagu jagan seda asja ja siis saadavadki mulle, et ma loeks läbi. Nad tagasisidet saadan tagasi neile ja siis nad teevad oma parandused sisse. Ja võib-olla saadavad uuesti mulle. Et kindlasti nagu küsige kas oma sõpradelt või näiteks perelt, et nad loeksid läbi teise pilguga ja nad kindlasti näevad seal mingeid asju, mida teie ei osanud näha. Ehk siis võtke selle jaoks aega ja proovige nagu süveneda sellesse kirjasse, et ta tuleks hea ja läbimõeldud, et selline viimasel hetkel kokku visatud asi lihtsalt näitab, et teil ei ole seda nii suurt motivatsiooni ja huvi ja siis ilmselt ka seda kohta ei pruugi tulla. Nii, enne kui me lähme järgmise teema juurde, kas küsimus seoses motivatsioonikirjaga? Võite taas mikrofoniga küsida. Ma küsiks siis, et kui pikalt ma umbes motivatsioonikirja kirjutama peaksin? Ma ütleks, et paras on selline 1 lehekülg, mitte rohkem, sest et kui ta on nagu jube pikk, siis inimesed võib-olla ei viitsi seda läbi lugeda, et pigem mõelda, et kõik osad, mis sinna on pandud, on nagu päriselt vajalikud ja on piisavalt sellise hea sõnastusega öeldud, et ei ole siuke nagu pikk ja lohisev. Tähendab, et minu probleem on näiteks, et ma tahan liiga pikalt kirjutada. Aga kui mõni inimene kirjutab võib-olla hästi lühidalt, et siis mingi 1 lõik on kindlasti liiga vähe, 2 lõik on ka veidi vähe, et äkki
3 lõiku võiks olla see miinimum. Et võitegi mõelda läbi, et mis see struktuur näiteks teie jaoks võiks olla, et räägite näiteks, et kes teie olete, mida te olete teinud, miks just see praktika koht teid huvitab ja näiteks, et kuidas see läheb kokku teie tulevikuplaanidega näiteks edasise karjääri suhtes või ülikooli õpingute suhtes. Et kui te niimoodi siuksed mingid suuremad nagu kastid välja mõtlete, siis ma arvan kindlasti need, kes muidu ei kirjuta nii pikalt, siis saavad ka täiesti vähemalt siukse poole leheküljelise teksti kokku, et see võiks olla täitsa paras. Umbes ma ütleks, et pool lehte kuni lehekülg, aga taaskord mõnikord ettevõtetel on ka ette öeldud, et kui pikka nad kirja ootavad, või väga sageli isegi on ette öeldud, et siis loomulikult tehke selle järgi, mida teilt oodatakse. Nii, aitäh sulle. Kellelgi veel äkki? Ma sooviks küsida. Tere päevast. Ja. Selline küsimus, et kas te soovitaksite motivatsioonikirjas kasutada emojisid? See on väga huvitav küsimus, kusjuures ma ei ole mõelnud selle peale varem. Mina ei ole kasutanud, tegelikult ta võib olla suht äge isegi, sest et kui ma varem mõtlesin kandideerimise peale, see tundus mulle suht nagu jube, ma mõtlesin, et need rekruuterid on sullult mingid siuksed kurjad inimesed ja siuksed väga karmid, aga tegelikult need ei ole. Vähemalt nii palju, kui ma olen SEB omadega kokku puutnud, et nad tunduvad siuksed nagu chillid, aga loomulikult nende emojidega siis tuleks nagu selline hea tasakaal leida, et te ikkagi kandideerite tööle, et see ei ole nagu mingi siuke lihtsalt mingid meeme täiskiri, vaid te ikkagi näitate, et te suudate ka tõsist juttu rääkida. Aga samas näiteks, kui te just tahate näidata nagu enda iseloomu ja millega teie tegelete, siis miks mitte, ma arvan, mõni asi sisse panna. Võib-olla Kaisa tahab kommenteerida, mis sa arvad? Kaisa, oled sa siin? Ja, ma olen siin, et mul ei olegi tegelikult midagi väga täiendada, et väga ilusti rääkisid kõik ära, et aga tõesti, ma arvan, et emojidel näiteks motivatsioonikirjas kindlasti on oma koht, aga näiteks SEB puhul, et kus sa saad võib-olla natukene rohkem näidata, kes sa ise oled, ongi siis sellele CV-le ja motivatsioonikirjale järgnev videointervjuu, et võib-olla siis jätta need emojid näiteks SEB kontekstis, ma arvan, pigem võib-olla kõrvale, aga näidata enda isiksust just läbi videointervjuu. Sest jah, see on ka põhjus, mis ma küsisingi, et ongi see kartus, et kas ta on piisavalt nagu formaalne nii-öelda jah, selle jaoks, et kui liiga palju jah, et ma mõtlesin ka sama asja, et siis võib nagu rohkem nagu naljamulje, et ei võta nii tõsiselt. Aga saas, võib-olla jah, võib kellegi nagu silma, aga antud kontekstis ma saan aru jah, et see võib olla pigem siis jah, videokõne on nagu väärtuslikum. Aga aitäh otsusest. Ja, palun, et ma arvan, et kindlasti mingi paar emojit nagu lisab sükest särtsu juurde ja ei tee halba, aga jah, et just, et mitte nendega üle panna, et ei räägi ikkagi oma sõbraga mingi Messengeris, vaid te kirjutate ikkagi nagu firmasse nagu tööle kandideerimist, et seda nagu meeles hoida. Aga liigume siis edasi. Just nagu Kaisa juba jõudis mainida, siis järgmine teema on meil videointervjuu. Et kui te olete saatnud ära oma CV ja motivatsioonikirja, siis sageli ongi järgmiseks sammuks videointervjuu. Näiteks SEB-s minule saadeti link umbes 4 küsimusega, mille jaoks ma pidin siis ise videotega vastama. Ja see võib alguses tunduda küll veidi ebamugav, aga eriti just praegusel ajal videointervjuud asendavadki seda näost näkku kohtumist tööintervjuuks, sest et teadagi praegustes oludes keegi ei kohtu näost näkku. Ja just sellised salvestatud videointervjuud on tegelikult ühest küljest teile hea võimalus, et kui läks halvasti, saate proovida uuesti ja siis saate selle parima video ja samas ka värbajad saavad neid faile nagu uuesti vaadata, tagasi minna, kui nad tunnevad, et nad tahaks mingit kohta teie kohta uuesti üle kuulata. Et selle mõttes väga hea formaat. Ja kui te peate tegema videointervjuu, siis just ma ütleks, et pidage meeles, et see on nagu see parim koht, kus te saate oma isiksust ja iseloomu näidata. Et tööandja vaatabki videointervjuud siis justkui sinuga nagu näost nagu kohtumist, et milline inimene sa siis oled. Et kindlasti ma arvan, et ei ole hea olla siuke tuim ja passiivne, et lihtsalt nagu istuda kaamera ees niimoodi ja siis öelda, et tere,
mina olen see ja ma kandideerin sinna praktikale. Et siis nagu tundub, et see inimene ei ole väga siuke, kellega sa tahaksid suhelda või selline nagu engaging ja pigem teie video nagu tundub hästi siuke meh ja ei jää kellelegi meelde ka. Et ma soovitangi välja näidata seda nagu motivatsiooni või tahet, et te just tahate selle praktika kohe endale saada, et teil on see sära teie silmades ja et see saabki tegelikult videost väga hästi välja paista. Ja videost te saate ka näidata siis oma seda nii-öelda esinemisoskust, et kui nagu enesekindla olekuga te räägite ja millise üldmuljed endast jätate, kas või alates mingi kehaasendist ja sellest, et kas te julgete kaamerasse vaadata või te räägite kuskilt mingi kuidagi niimoodi, eks ju. Ja mida ma veel soovitaks on, et mõelge läbi, et mida te räägite videos, et ei hakkaks väga palju puterdama. Aga samas kindlasti ei ole mõistlik kogu tekst endale valmis kirjutada, sest et taaskord maha lugemist on kohe näha, aru saada ja see ei jäta kindlasti head muljet, et te oleksite enesekindel, vaid pigem vastupidi. Ja mina näiteks filmisingi siis oma küsimuste vastuseid mõnda päris mitu korda, sest kui mul videos jooksis mõte kokku või nagu need vastused tulid kuidagi imelikult või mitte päris nii, kui ma oleks tahtnud, siis ma tegingi uue. Ehk siis hea tulemuse saamiseks peategi veidikene aega varuma, et jõuaksite teha need videod, millega te olete ka rahul. Ja kindlasti on oluline ka olla nagu esinduslik välja näha, et taaskord videos on teid näha, on näha, mis teil seljas on, milline teie nägu on ja see tegelikult on oluline, seda vaadatakse. Kõige muidugi on olulisem see, mis on inimese sees, aga paratamatult esmamulje inimesed mingil määral psühholoogiliselt kujundavad ka selle järgi, mida nad näevad. Ehk siis ka see on oluline. Ja näiteks just eile me arutasime oma tiimiga seda, et me praegu vaatame, kes saab meie uueks tiimi liikmeks, vaatame kandidaatide videosid ja ühel kandidaadil oli video taga näha nagu sükest asja, mis lihtsalt me kõik vaatasime, et okei, et nagu tema ei tule meie tiimi tööle. Et vaadake ka seda, mis teie taustal toimub, mis teie arvutiekraanidel toimub või desktopil ja et kogu see setup oleks nagu esinduslik ja siuke, millise inimesena te tahate ennast näidata. Nii, ja siis kokkuvõtteks videointervjuule siis, et näidake oma emotsioone, oma iseloomu, et te olete nagu selline avatud ja sõbralik. Et just, et see eesmärk ongi see, et värbaja mõtleks, et et see inimene tõesti tahab seda praktikat, ta tundub motiveeritud. Ma tahaks temaga veel suhelda, ma tahaks näha teda oma majas, ma tahaks, et ta oleks mu kolleeg. Et proovige jätta selline mulje, et mõelge, et kas teie palkaksite sellise inimese selle video põhjal. Ja taaskord, kui on selline videointervjuu, mis on ette salvestatav, siis võite ka mõnele sõbrale näidata. Näed, see võib olla täiega ebamugav, aga kui te suudate, siis laske mõnel sõbral vaadata ja anda tagasisidet, et kuidas teil välja tuli. Nii, ja siis teine osa ka veel selles kandideerimisprotsessis on prooviülesanne. Ehk siis sageli, kui te olete kõik need esimesed sammud ära teinud, ehk siis te olete leidnud koha, kuhu kandideerida, olete teinud CV, motivatsioonikirja ja võib-olla ka videointervjuu küsimused. Siis kui te olete sinna järgmisesse vooru valitud, siis sageli saadetakse praktikantidele ka prooviülesanne siis sellest valdkonnast, kus te kandideerite. Näiteks see võib IT-s ollagi mingi progeülesande lahendamine või näiteks HR-is mingi kampaania organiseerimine või midagi muud. Ja minu puhul see oligi üldse grupitöö. Ehk siis workshop koos 4 teise kandidaadiga, et me olime siis nagu see top 5 ja kohe selle workshopi alguses ma nagu sain aru, et need kõik teised kandidaadid on minust palju kvalifitseeritumad. Nad olid mingi kas 3. aasta tudengid või magistrid. Mina olin 1. aasta tudeng, et ma mõtlesingi, et okei, no tšau, et mul ei ole mõtet siin olla. Aga siis mõtlesin, mis ma ikka sellel tänasel kolmapäeva õhtul siin siis teen, et tavai, et ma teen ära selle workshopi. Ja siis, mis mu nagu strateegia oligi see, et ma üritasin jätta seda muljet, et ma tahan väga kaasa töötada, ma tahan
nagu saada aru nendest asjadest, ma tahan aidata neid nagu probleeme lahendada, millega me seal workshopis tegelesime. Ja siis ma nagu olingi aktiivne ja osalesin aruteludes. Ja nii ma sain mõnes mõttes peita seda, et mul nagu neid IT-teadmisi ei olnud veel nii palju, sest ma olin esimese aasta tudeng. Aga samas ma just sain näidata, et mul on selline avatud mõtlemine ja ma julgen oma mõtteid jagada ja arutada. Tegelikult see ongi tiimitöös hästi oluline ja üldse, kui on mingid sellised äriarendustegevused, et ei pea alati olema see kõige targem inimene ruumis, vaid kui te näitate, et te mõtlete kaasa ja te olete valmis teistega koostööd tegema ja nagu aktiivselt arutama, siis see on ka nagu hästi-hästi oluline omadus. Et ma usungi, et just see, et kui te leiate, mis on see teie tugevus, kas mingis grupis või mingis ülesandes ja kui te näitate seda välja ja te sellega silma paistate, et siis see ongi see, mis saab teile lõpuks selle praktikakoha võita. Ehk siis mõelge, mis on teie tugevused, olge aktiivsed, kindlasti rääkige kaasa. Eriti kui on mingid video teel prooviülesanded või asjad, siis nagu kõige toredam on see, et kui inimesed räägivad sulle vastu või arutavad sinuga asju, et see kandidaat, kes räägib vastu ja on aktiivne, tema kohe paistab välja võrreldes nendega, kes võib-olla ainult 1-2 sõna ütlevad. Nii. Ja me olemegi jõudnud siis selle esimese osa lõppu. Et siis kuidas kogu eelprotsess ära teha, et praktikale saada. Ja kokkuvõtlik lause. Suhteliselt klišee, aga tegelikult mõelge selle peale korra. Et anna alati endast parim. Et kui te korra mõtlete, et kui sa teed mingit asja, kas sa nagu päriselt annad endast parima? Kas sa tegelikult ei oleks tõesti saanud seda teha paremini? Või nagu ilmselt sa procrastinate'isid seda paar päeva, eks ju, siis sa vaatasid mingi Netflixi veits ja siis sa mõtlesid, et okei, nüüd ma nagu tõesti pean selle asja ära tegema. Aga ürita varem alustada, eriti just nagu CV ja motivatsioonikirja koostamisega. Ja siis alustagi seda nii vara, et sa päriselt tunned, et sa andsidki endast parima. Ja siis, kui sa oled selle nagu avalduse ära saatnud, siis kui sa tõesti tead, et sina tegid endast kõik võimalikult, teha võimalikult hea avaldus, siis sul pärast ei teki ka seda kahetsustunnet, nagu ütleme, et kui sind näiteks ei valitud. Sest sa tead, et sina andsid endast kõik, et sa tegid nii hästi, kui sa oskad. Ja ju siis lihtsalt sina hetkel ei sobinud selleks kandidaadiks. Näiteks see oli see, mida mina tundsin, kui ma sain ka nagu paar eitavat vastust mujalt, kuhu ma kandideerisin. Ma mõtlesingi, et okei, mina tegin nii hästi, kui ma suudan. Kui mina, siis ju ma siis lihtsalt ei sobinud sinna. Aga samas, kui ma tean, et ma oleksin oma avaldusi teinud nagu viimasel õhtul mingi kell 8 alustanud ja ei jää nagu kõige parem tunne selle näiteks motivatsioonikirjaga, et tegelikult oleks võinud paremini teha, siis pärast te kahetsetegi, et no kurat, et kui ma oleks võtnud rohkem aega, oleks lasknud mõnele sõbrale näiteks üle lugeda või oleks rohkem uurinud, mida ettevõte pakub, et siis äkki ma oleks olnud parem kandidaat, äkki mind oleks valitud. Ehk siis tõesti, koguge aega ja kannatust ja valmistuge põhjalikult ja ma arvan, et see on väga oluline faktor, et te ka selle praktikakoha saaksite. Nii, enne kui me lähme edasi, ma teeksin näiteks 2-3 minutit pausi, et tõusta, sirutada, ma ei tea, vett või kohvi juua ja siis oleme tagasi siis näiteks 12:58. Ja kui kellelgi on küsimusi, siis võite panna kas chati või siis põhimõtteliselt mult küsida, et ma olen siin olemas.
tagasi jõudmas. Võime korra hetke oodata, enne kui me edasi lähme, et kas näiteks kellelgi tekkis mingi küsimus ka seoses viimase osaga praegu, mida tahaks kohe küsida. Rääkisime siis videointervjuust ja proovi ülesandest. Okei, vist praegu ei ole. Väga hea, siis lähmegi edasi. Et siis oleme jõudnud nüüd selle osani, kui me võiksimegi reaalselt praktikale saada ja oma firma, issand, nüüd mul läks küll kõik mõte sisse, võiksime praktikale saada ja siis ühes firmas veeta oma suve. Et nii, üks väike hetk. Mul on teile taas küsimus Mentis. Kohe see ilmub ka teile. Nii. Nii, nüüd on näha slaidi ka. Ehk siis, kui me räägime sellest praktikasuvest, siis ma küsiksin kõigepealt teie käest, et mis on teie sellised nagu mured või seoses suvel praktikale minekuga või seal olekuga, et mis seal võib toimuda. Et tegin selle Menti küsimuse lahti ja vaikselt hakkab juba tulema vastuseid. Nii, nüüd peaksite teiega nägema, siin juba päris palju vastuseid on ilmunud. Vaatame siis korra. Ei pruugi hakkama saada, on meil siin keskel praegu. Ja, nõustun. Mina ka tundsin seda. Ja alguses ongi see hirm, aga tegelikult see on okei. Pärast natuke räägin ka sellest, et kuidas minul see kogemus oli. Vähe teadmisi, praktikandilt ei oodatagi seda, et nad juba on mingid mega eksperdid, et see on tegelikult täiesti okei. Terve suvi kinni. See hästi oleneb, et väga paljud praktikakohad pakuvadki seda, et te oletegi praktikal näiteks 2 kuud ja 1 kuu suves saad puhata. Või siis tegelikult nagu minul SEBS praktika oli ka hästi paindlik, et kui mul oligi muidu ma töötasin siis Tallinnas, aga mul oli vaja mõni päev Tartus olla, siis ma sain minna Tartusse teha näiteks kaugtööd. Tegelikult ma sain üldse teha kogu aeg kaugtööd, kui ma tahtsin nagu lihtsalt arvutiga kodust. Ja siis muidugi need töökellaajad on ka paindlikud, et kui sa tahad hommikul tulla, ma ei tea, kell 10 ja siis jääda veidi kauem, see on okei. Või kui sa tahad mõni päev teha veidi vähem ja siis näiteks teine päev teed nagu tasa selle, see on ka täiesti okei. Näiteks minul hakkasid trennid nagu kell 4. Ja siis ma tegingi nii, et ma tulin hommikul võib-olla veidi varem ja läksin kella 4 juba trenni ja nagu kõik see paindlikkus oli selles mõttes olemas, et seda ma küll ei tundnud, et kogu suvi oleks kinni, et ma ei saa teha neid asju, mida ma tahan teha. Et see oli nagu ka, mida ma kartsin alguses, aga tegelikult oli väga okei. Mis siit veel paistab? IT esmakursuslasena on raske. Jah, võib-olla oleneb kuhu te satute, aga natuke oli küll raske. Aga selles mõttes vähemalt ikkagi hea on see, et kui te saate üldse praktikale, et tegelikult ju teid ikkagi õpetatakse koha peal, et võibki nagu julgelt küsida, kui mingit asja ei oska veel, et kõik ei peagi kohe oskama. Sellel paistab siit midagi teist. Väiksem palk. No esiteks on hea, kui te üldse saate praktika eest palka, sest et paljudes kohtades ja valdkondades ju tegelikult praktikandid ei saa üldse palka, aga meil pangas said. Ja see oli minu meelest väga tore, sest et
kui ma muidu tegin suvel nagu kohvikus tööd, mis oli väga selline raske ja nagu füüsiliselt ja vaimselt väga väsitav, siis nüüd, kui ma olin pangas, siis ma sain nagu mõnusalt nagu istuda laua taga, vahepeal kohvi juua, vaadata aknast välja, eks ju. Ja siis selles mõttes see palk oli nagu väga tore lisand sinna, sest et tegelikult ju lähete praktikale selleks, et saada seda kogemust ja teadmisi. Ja kui seal ettevõttes on palk, siis see on mu meelest nagu tore boonus, et ma küll niimoodi ei mõelnud, et ta liiga väike oleks. Sest ega nagu tudengina ei pruugigi kuskil väga suurt palka saada. Vaatame, mis veel paistab midagi teistmoodi. Enamus ikka, mis siin ongi see, et kas ei tunne, et teie teadmised oleksid piisavad või et kardate, et nagu ei saa hakkama. Ebapiisav juhendamine. See olenebki, et millised kokkulepet te oma juhiga teete ja kui palju te temaga nagu tahate suhelda ja aga jah, nagu sellest ettevõtte kultuurist palju ettevõttes panustatakse selle peale, et juhid päriselt tegeleksid oma praktikantidega. Et meil näiteks juba küsitigi juhtidelt, ma ei mäletaks jaanuaris või vist juba jaanuaris, pidigi siis nagu planeerima oma praktikandi oma suveplaanidesse, et olekski niimoodi, et juhil oleks seda aega, et olla kohal ja tegeleda oma praktikandiga, et ta ei jääks nagu niisama istuma. Kodust üksi töötamine. Eks need koroonaolud natuke on praegu niimoodi, et paljud inimesed töötavad üksi kodus, aga samas näiteks vähemalt SEB-s meil on miitinguid nii palju kogu aeg, et tegelikult üksi te küll ei ole, vaid te kogu aeg olete ühes kõnes, olete teises kõnes nagu suhtlete inimestega, et seda üksindust nagu ei tunne, pluss vähemalt nagu taaskord SEB-s üldiselt saab tulla ka kontorisse praktikandina koha peale ja siis saab ka kas või teiste praktikantidega suhelda, mis on väga mõnus. Ja koroona paistab siit ka, see ongi seesama, see kaugtöö, aga küll need olud lähevad paremaks. Ja randa jõudis ka, jumala hästi jõudis. Mõnikord tegingi nii, et tulin natuke varem hommikul tööle ja siis läksingi nagu mingi 3-4 randa, eks ju, sõpradega võrkpalli mängima ja päike võttis seal jumala mõnusalt ja sai ujumas käia ja kõike. Selles mõttes on väga okei. Või ma ei tea, võtategi arvuti ja randa kaasa ja siis võtate lõunapausi vahepeal, käite ujumas ja muidu istute kuskil varjus ja teete tööd. Jumal mõnus. Aga okei, väga äge on näha teie mõtteid. Nii, ja ma panen taas kord tagasi meile selle slaidi ja siis mul on paar slaidi teile veel. Natukene siin veel jutustan. Nii, et jagaksingi siis seda enda praktika kogemust, et mina siis saingi selle praktika koha pakkumise SEB-s Open Bankingu valdkonda, mis on lühidalt siis, ta on äriarenduse divisionis, ta on selline nagu segu IT-st ja ärindusest. Ja ma olin siis olnud, eks ju, esmakursuslane IT-s enne seda. Ja ma alustasin 1. juunil ja mul küll käisid veel tegelikult eksamid Tartu Ülikoolis, aga ma sain neid ka Tallinnas teha online'is, sest et koroona. Ja ma alguses mõtlesin, et võib-olla see on scary, et nagu kuidas ma teen eksamisessi ja praktikat koos, aga tegelikult see oli täiesti okei. Palju hirmsam oli lihtsalt nagu see praktika algus, et need esimesed tunnid, kui ma siis läksin kohale 1. juunil ja kohtusin oma juhendajaga ja ta nagu rääkis mulle nii palju asju, ma ei saanud alguses mitte midagi aru või nagu vähemalt pooltest asjadest, mis ta rääkis. Aga ma tegin näo, et ma saan aru, et I got this, nagu põnev ja siis mõtlesin, et okei, et küll ma nuputan välja need asjad, millest ta räägib ja siis kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis ma tegelikult oleks võinud nagu rohkem küsida ja öelda, et kuule, et ma ei tea, mida see asi tähendab või ma ei tea, mis see kontseptsioon on. Aga lihtsalt sellel hetkel ma veel ei julgenud seda teha. Aga teile ma nüüd soovitangi, et kui te alguses midagi ei tea, siis julgelt küsige. Sest tegelikult mu juhendaja ütles ka kogu aeg, et on sul küsimusi, et küsi. Aga ma lihtsalt ei julgenud küsida. Ja siis oligi see, et ma tegelikult ei saanud aru, aga ma oleksin ju võinud küsida. Ta oleks õnnelik mulle seletada, eks ju, ja siis ma saaksin kõigest aru. Ehk siis nagu, kui te saate praktikale, kui te lähete, siis päriselt ka julgelt küsige, et kõiki asju, mida te ei tea, sest et see on täiesti okei, et ei teagi, mis selles firmas toimub. Ja siis järgnevad nädalad, kui ma olin juunis praktikal, siis ma sain nagu
tohutult suure hulga informatsiooni ja ma varem ei kujutanud üldse ette, et nagu mis ühes suurettevõtte sees toimub ja kui palju erinevaid töökohti seal on ja palju asju seal tehakse. See oli isegi väga-väga suur uus maailm avanes mu jaoks, aga see kogu avastamine oli väga-väga põnev. Ja siis paari nädala pärast ma juba tegelikult sain enam-vähem aru ka kõikidest nendest terminitest, mida ma alguses üldse ei mõistnud. Ja siis saingi juba tiimi igapäevast rääkida ja see oli nagu siuke jube uhke tunne, et davai, et nagu ma saangi hakkama. SEB Tornimäe peakontor on täiega äge. See pilt on tehtud lihtsalt minu laua tagant, kus ma istusin, ehk siis 10. korrusel 10. korrus on äriarenduse korrus meil ja sealt ongi siis siuke tore vaade, et kui on päikeseline ilm, siis näed nagu seda Tallinna laht ja merd ja kõiki nagu maju ja siis teisest küljest paistis vanalinn ja see oli siuke väga mõnus. Ja see maja on üldse hästi suur ja nagu iga korrus on veidi erineva kujundusega, et nagu väga palju oli avastamist ja mulle näiteks meeldiski mitte liftiga sõita, vaid nagu treppidest käia ja siis käiagi erinevaid korruseid nagu uurimas. Muidugi seda nüüd nagu, kui on hullemad koroonaolud, siis niimoodi ei tohi erikorrustel käia, aga mul õnneks see võimalus oli. Massaažitool on seal näiteks, kui ma selle avastasin, üks mu töökaaslane näitas, ma olin nagu mingi wow, kus ma olen olnud terve aja, sest see massaažitool oli nii tore ja lihtsalt saad seal võtta väikse pausi, minna nagu lõõgastuda, imeline. Tartus mul ei ole massaažitooli ja ma igatsen seda. Ja siis näiteks on ka power nappimisruum, ehk siis nii-öelda uinaku tegemisruum, et kui vahepeal koosolekute vahel väsid ära, siis korra minna magada. Ja igast muid toredaid asju, näiteks piljardilaud ja mingi Wii ja Xbox saad mängida ja loomulikult nagu kohvinurgad on mõnusad ja värsked puuviljad ja kõik see oli siuke väga tore. Ja kindlasti, mida ma ei tohi unustada, on see, et ma ei olnud seal praktikal üksinda, vaid minuga liitus SEB-ga siis veel umbes 30 praktikanti Eestis, kellega me kõik tuttavaks saime, käisime lõunatamas, igast üritusi korraldasime koos, piknikke, orienteerumisi ja muidugi koroonaolude tõttu me ei saanud liiga palju kohtuda, aga nagu siiski oli väga äge maja peal näha neid inimesi, kes jagasid täpselt seda sama kogemust minuga, et võib-olla nad olid ka natuke segaduses vahepeal või ei saanud aru, mis toimub, aga just nendega oli väga hea seda kogemust jagada. Nii. Ja siis veel, oluline osa sellest SEB suvepraktikast on siis juhtlab, mis on selline kõigile Baltikumi praktikantidele ühine 6-nädalane programm. Ehk siis Baltikumi peale Eesti, Läti, Leedu oli meil umbes 60 praktikanti ja nendest moodustuti siis tiimid. 6-nädalases programmis lahendasid panga nagu päris ärilisi probleeme, nii-öelda challenge'id. Ehk siis iga teisipäev toimus juhtläbi sessioon, nii-öelda päev, kus me siis oma tiimiga saime ülesanded sellest protsessist, mis jälgib disainmõtlemise põhimõtteid, mis on tänapäeval väga kasulikud äriarenduses. Ja siis selle kogu protsessi lõpuks meil siis eesmärk oligi mingile SEB äriprobleemile luua siis nagu lahendus, ärimudel, seda pitchida, esitlus koostada, kõik need sammud siin vahepeal, mida te näete siin slaididel. Et siis lõpuks toimuski selline suur Baltic Demo Day, mida tuli mingi üle 100 inimese kuulama, kõik Baltikumi kõrged juhid olid kohal ja siis oma lahendust me seal esitasime. Ja minu tiim tegelikult võitiski eelmine suvi selle juhtläbi ära, mis oli nagu väga äge. Ja varasemalt on olnud niimoodi, et need top tiimid kutsuti selleks Baltic Demo Day'ks siis Riiga kokku, aga eelmine suvi toimus kõik veebis. Ja see suvi me siis vaatamegi praegu, et kuidas need koroonaolud on, et kas me saame võib-olla praktikantega veidi kokku kutsuda. Aga jah, see juhtläbi protsess ongi siis selline programm, mis ongi ainult praktikantidele ja mida kõik praktikandid saavad koos teha. Et kui te muidu nagu töötate kõik eri valdkondades, siis iga nagu kokku saada, teistega rääkida ja ühiselt selliseid ülesandeid lahendada. Et see on mu meelest nagu hästi äge lisand lihtsalt suvepraktikale, et paljudes ettevõtetes sellist eraldi praktikantide programmi ei ole. Aga SEB-s on see nüüd viimased aastad olnud. Ja kuidas ma siis sellele päris töökohani jõudsin?
et noh, kui ma praktika suve alustasin, siis ma tegelikult teadsin, et ma nagu ei saa panka tööle jääda, sest et minu tiimis olid täpselt kõik positsioonid täis, et noh, IT-tiimides ongi üldiselt kindlad positsioonid, mis peavad olema ühes tiimis ja need kõik inimesed olid olemas. Seega ma teadsingi, et nojah, nagu siia ma ei saa tööle jääda, aga mõtlesin, et see on okei, sest et ma käingi ülikoolis ja see on fine. Aga siis juuli lõpupoole ma märkasin, et see Tartu Innovatsioonikeskuse juhi töökuulutus oli üles pandud ja tegelikult ma tundsin küll seda eelmist keskuse juhti ja ma teadsin, millega ta siin enam-vähem tegeleb, aga ma ei mõelnud ise küll alguses, et mina võiks nagu siia sobida, sest et see tundus väga mingi jube hirmus nagu suure vastutusega töö. Aga siis vaikselt paar mu töökaaslast vihjasid, et ma võiksin kandideerida ja minu siis praktikajuht ka ütles, et ma võiksin. Noh, ja siis ma võtsingi nagu julguse kokku ja lõpuks saatsin selle avalduse ära, et taaskord, et kaotada mul pole midagi, et siis kirjutasingi uue motivatsioonikirja, upgrade isin oma CV-d ja tegin selle ära. Ja tegelikult nagu üks asi, mis mind aitas, ma arvan, selleks, et ma lõpuks võtsin selle julguse kokku, et teha see kandideerimisprotsess ära, olid sellised toredad tuvid ja kajakad, kes olid minul iga päev nagu akna taga. Et kui ma istusin praktikal oma laua taga, siis ma nägin sealt oma arvuti tagant nagu ühe teise maja ülemise ääre peal nagu ühte sama kajakat kogu aeg. Vähemalt ma arvasin, et need sama kajakad, sest ta oli nagu mu sõber. Või noh, ma kuidagi nagu nägin ta iga päev, see oli nii tore, sest muidu kontoris ei olnud liiga palju inimesi, aga siis mu kajakad ja tuvid olid alati nagu seal või 1 või 2 niimoodi, eks ju. Tavaliselt oli 1 kajakas. Aga siis see päev, kui ma lõpuks otsustasin, et kas ma saadan ära oma selle kandideerimise avalduse sellele nagu suurele hirmsale töökohale, siis nagu lambist see maja äär oli täis nagu kajakaid ja tuvisid. Ja siis ma mõtlesin nagu kuidagi mulle siuke tunne, et vau, et nad tulid nagu toetama mind nüüd kõik või ma ei tea, kõik mu sõbrad tulid kokku ja ma olin hulluks läinud sellel hetkel, aga ma olin täiega rõõmus, et mu tuvid ja kajakad olid seal ja siis kuidagi see motiveeris mind, et davai, ma saan hakkama, ma julgen ja nagu ma siia saidile ka kirjutasin, siis see julge peale hakkamine on juba pool võitu, et noh, kui ma ikkagi ei oleks kandideerinud, siis ilmselgelt ma ju ei oleks praegu siin. Ja miks ma siis arvan, et mind nendest kandidaatidest välja valiti, oligi just see, et ma olin nagu praktikal näidanud, et ma olen väga aktiivne, ma mõtlen kaasa, ma osalen aruteludes. Kui mingeid võimalusi pakutakse, et kas sa tahad seda ülesannet teha, kas sa tahad mingi selle asjaga töötada, siis ma ütlesin jah alati, tahtsin proovida uusi asju. Ja see küsimuste küsimine on hästi oluline, et ma tunnen, et mina ei teinud seda võib-olla piisavalt, aga tegelikult ma tõesti soovitan teil küsida palju küsimusi, ükskõik kas te olete kuskil intervjuul või te olete juba praktikale saanud, siis see näitab teid väga heast küljest. Ja jah, ikkagi see julge peale hakkamise mõte, et samamoodi juba ka praktikale kandideerimisel. Kui te vähemalt teete selle kandideerimise ära, siis te olete juba nii palju lähemal selle töökoha saamisele. Nii, ja vaikselt jõuamegi minu teekonna lõppu, et praegu siis mina olen Tartu Innovatsioonikeskuse juht. Väga lühidalt, mida ma siin teen, ongi siis ma olen osa siis innovatsioonitiimist, mis on ülebaltiline ja siis üks osa, millega innovatsioonitiim tegeleb, on selline koostöö ülikoolidega, tudengitega ja teadlastega. Ja just selline nagu noorte suund ja siis mina siin erinevaid projekte eest veangi Tartu Ülikooliga. Meil on väga palju erinevaid koostöövorme, nad on täpselt mul siin akna taga. Et siis ühest küljest siis kas SEB pakub nagu tudengitele võimalusi, näiteks, et me anname mingitesse näiteks IT tööstusmagistrantuuri ainetesse mingit sisendit või mingeid selliseid probleem, case või challenge'id, mida nad saavad lahendada. Ja siis teisest küljest me saame pakkuda ka selliseid nagu reaalseid töövõimalusi või selliseid projekte nagu päris maailmas tudengile, et nad ei õpi mitte ainult teooriat, vaid saavad ka praktikat juurde. Ja no loomulikult neid projekte, mis me siin teeme, on nagu hullult palju ja nende rääkimiseks ma võiks eraldi seminari teha, aga see ei ole siin täna fookus. Aga lihtsalt võib-olla öelda, et alguses ma olin nagu väga lihtsalt terrified või ma nii väga kartsin, et ma ei saa siin tööl hakkama.
aga tegelikult, kui ma olin paar nädalat siin olnud, siis ma sain aru, et kõik on okei ja ma pean endasse uskuma. Ja kui teised minusse uskusid, siis tegelikult see näitas, et küll ma saan hakkama. Ja tõesti see endasse uskumine on hästi oluline, et kui sina suudad endale öelda, et jah, ma olengi see hea kandidaat, ma päriselt sobingi sinna praktika. Mina olen see, kes teeks seal nagu väga head tööd, kelle see oleks tõesti kasulik. Kui te ise usute seda, see tegelikult ka ikkagi paistab välja. Ja seda näevad ka teised ja näevad ka need, kes peavad teid praktikale või tööle võtma. Ja ma tean, et see nagu endasse uskumine on raske, aga siinkohal tuleb taas mängu see nii-öelda fake it till you make it, et kui te isegi veel ei usu, või tunnetate, et ebakindlad, et ei saa hakkama, siis vähemalt nagu jätke see mulje, et te arvate, et te saad hakkama, sest et siis teid ilmselt ikkagi võidakse ka praktikale võtta, sest tegelikult ei oodatagi, et te oskaksite veel kõiki maailma asju ja siis te praktikal saategi õppida ja areneda ja lõpuks tunnete, et kõik on okei ja te saate väga hästi hakkama kõigega, mida te peate tegema. Nii, SSB juht läheb see aasta. Meil praegu kandideerimine on avatud siis 2021 suveks. Esiteks lühidalt nagu ülipõnev kogemus, üli arendav, saate teiste praktikantidega suhelda, näete nagu suurt panganduse maailma, millest teil pole, ma arvan, suht aimugi veel praegu, mida kõike pangas tehakse, seda on mega põnev avastada. Saate ise praktilist kogemust. Meil ongi siis praegu 32 kohta praktikale, 8 valdkonda ja SCB-s on tasustatud praktika, mis on tore ja aeg on ümmarguselt juunist, juuni, juuli, august, aga see on hästi paindlik, et ei pea alustama juuni alguses, võite alustada juuni umbes poole pealt ja augustist ei ole ka kindlasti lõpuni, sellepärast et me tahame, et praktikandid saaksid ka natuke nagu hinge tõmmata nii-öelda praktika suve ja kooli vahepeal, et siuke viimased 10 päeva augustist on kindlasti vabad ja taaskord see on nagu paindlik ja läbiräägitav, et ka need kuupäevad, mis te näete SCB kodulehel praktika juures, et need ei ole nagu kivisse raiutud, vaid see on kõik, saab olla paindlik ja saate panna endale sobima. Ja siis jah, tähtaeg on meil 14. märts, siuke veits üle 10 päeva aega, et ma arvan täitsa paras aeg, et jõuate kenasti kõik vajalikud materjalid ette valmistada. Ja kindlasti soovitan teil julgelt kandideerida, et taaskord kaotada ei ole mitte midagi, aga võita on nagu väga palju. Nii. Ja nüüd meil ongi selline enam-vähem 10 minutit väikene Q&A aeg, ehk siis küsimused võite küsida mikrofoniga või kirjutada chatti kogu selle asja kohta, mis ma siin täna rääkisin. Ja siis võtame need ette ja vastan. Tere, Kristiina, mul on üks kiire küsimus. Nimelt, kui sa kandideerisid, et kas sa saatsid CV inglise keeles või eesti keeles? Ma vist saatsin ikkagi eesti keeles, aga ma hoidsin endal kogu aeg seal selles keskkonnas, kus ma tegin CV, et ma hoidsin kogu aeg paralleelselt eesti ja ingliskeelset, sest et mõnes kohas öeldi, et pigem saada ingliskeelne. SCB-s hetkel minu meelest on okei saata eestikeelne, sest et kõik need praktikantide vastutajad on ka eestlased, aga samas, kui ma näiteks SCB-s pärast tööle kandideerisin, siis ma teadsin, et selle minu tiimi juht oleks lätlane ja seetõttu ma tegin nii CV kui motkirja inglise keeles, et ka tema saaks kohe neid lugeda, et ta ei peaks mingi Google Translate'i jama lugema, et siis see taaskord jätaks must nii head muljet. Ja ma lihtsalt mõtlen, sest mul endal on CV inglise keeles juba koostatud, kas ma hakkan seda ümber siis nii-öelda tõlkima või mitte. Mina arvan, et see on okei, aga siin taaskord Kaisa meil recruitmentiga tegeleb, et võib äkki kommenteerida kiirelt. Ja, et ingliskeelne on täitsa okei ja sel aastal meil on 6 sellist praktika kohta ka, kus me ootamegi näiteks ka välistudengeid, et seal on ingliskeelne ka kohe eriti oodatud. Nii et kui sul on olemas, ei ole midagi ekstra vaja teha. No, selge, tänud. Aitäh sulle. Nii, kui kellelgi on veel küsimus, siis julgelt tehke mikrofon lahti ja kui ma kuulen.
Nüüd ei julge keegi küsida. Väga huvitav. Võime korra meenutada, mis teemadest me rääkisime, et meil oli, eks ju, kõigepealt rääkisime, kuidas üldse leida see firma, kuhu sa tahaksid minna, siis on, eks ju, CV, motivatsioonikiri, video, see intervjuu, proovi küsimused, et kuidas teha nagu taustauuringut firmale ja just need nagu enda iseloomu näidata ja enda seda motivatsiooni, et paista välja selle kandidaadina, kes päriselt on motiveeritud ja jääda silma. Mul oleks üks küsimus. Aha. Et rääkides taustauuringust, kas siis piisab sellest, kui lihtsalt uurida selle firma kohta, kuhu ma tahaks praktikale minna lihtsalt nende veebilehel või on seal veel mingeid kohti, kust võiks nende kohta midagi uurida? No, veebileht on väga okei juba, et kui sa vaatadki seal ringi ja loed selle kohta, siis ma arvan, et sa oled juba kaugemal kui nagu paljud teised kandideerijad, kes lihtsalt teavad, et et SEB on pank. Et, ja kui sul on näiteks ka mingi spetsiifilisem teema, mis sind huvitab ja võib-olla sul on jäänud silma mingeid artikleid sellega kunagi, siis miks mitte sa võid neid sisse tuua, aga mingit nagu väga suurt taustauuringut selles mõttes ei pea tegema, et mu meelest on veebileht nagu väga fine. Aitäh! Või kui sul on mingeid tuttavaid, kes näiteks töötavad selles kohas, kus sa kandideerid, siis kindlasti on väga kasulik nendelt ka uurida, et kuidas võiks oma avalduse teha. Nii, aitäh sulle! On kellelgi veel? Ja mina tahaks küsida. Et ma kirjutasin siia chati, aga te vist ei märganud, et ma küsiksin, et kas seda SEB või üldse seda Youth'i läbi praktikat saab sooritada ka Pärnus või teistes linnades, et muidu ta on üldiselt nagu Tallinnas ikka. Ja, see Kaisa ka juba vastas sulle vaata sellele chatis, et ma võin ka kiirelt korra üle rääkida. Et see küsimus kodus ära kuskile. Põhimõtteliselt meil on nii, et meil otseselt nagu Pärnus töökohti ei ole, aga meil on nagu see väga paindlik tööaeg ja kui sa kandideerid sellisesse kohta, kus ei ole otseselt vaja töötada SEB nagu selle sisevõrguga, siis ongi võimalik sul teha kodust kaugtööd. Meil enamus tegelikult SEB vähemalt äriarenduse töötajad teevad kaugtööd ja siis mõnikord, kui on vaja Tallinnas käia, et siis see võimalus võiks olemas olla, et ütleme mingi, ma ei tea, ma ei usu, et korra nädalas, aga võib-olla korra paari nädala tagant. Et jah, nagu Kaisa ütles, kui sulle jääb mõni koht silma, et siis et alguses see asukoht ei pea heidutama, vaid võidki natuke uurida ja näiteks kas või küsidagi lisainfot, et kas sellel kohal on võimalik ka Pärnust käia. Eelmine suvi meil oli üks praktikant, kes esimesed 2 nädalat oli kohal ja siis vist ülejäänud terve aja oligi mu meelest Pärnus. Nii et. Väga hästi, aitäh teile. Palun. Keegi on küsinud, kas SEB-s on avatud kontor. Jah, on küll. Eriti mõnedel korrustel on rohkem seda, et kõik lauad ongi nagu tühjad ja siis saadki istuda, kus sa tahad, et kas sa tahad olla kohvimasinale lähemal või mingi ilusama vaatega või saad niimoodi vaadata. Nii, ja siin keegi küsis tasu kohta ka, et jah, SEB-s on praktika tasustatud ja see brutotasu on 700 € kuus. Kõigile praktikantidele on samamoodi. Nii, kellelgi veel mõni küsimus äkki? Tundub vist, et ei ole praegu. Okei, siis ma arvan, et me võimegi võtta selle tänase seminari kokku. Me oleme väga ilusti täpselt ajakavas. Et suur aitäh teile kõigile, et osalesite. Väga palju inimesi tuli, väga tore oli näha. Ja ma kindlasti julgustan teid kandideerima, et SEB-s on väga palju erinevaid praktikakohti, 32 tükki, et kindlasti leiate sealt endale midagi, mis teie huvidega võiks sobida. Ja jah, kaotada pole midagi. Kui teil on mingeid küsimusi, siis te võite lisada mind näiteks LinkedInis või Facebookis ja võin teiega rääkida rõõmuga SEB suve praktikast.
jah, ja ma loodan, et äkki ma siis mõnda teist näengi juba suvel meie praktikandina. Aitäh teile!